Tere, head vaatajad, vaatama tagasi saadet Raudsaare dialoogid. Ja täna on mul rõõm tutvustada meie külalist Aavo-Rein Tereping. Tere tulemast, psühholoog. Tere, nii see on. Ja mitte ainult psühholoog, õppejõud ja nüüd ka juba teist numbrit järjest Postimehe fookuskülgede tegija. No jah, niimoodi on juhtunud. Ja meil on neljapäeviti siis Aavo-Rein Terepingi küljed ja tegemist on riik ja rahvastik. On selle rubriigi nimi sellise temaatikaga, kus me räägime rändest, demograafiast, kõigest, mis toimub Eesti rahvastikuga ja ma ütlen saateks omalt poolt niimoodi, et nende külgede vajadus toimetuse poolt tekkis seetõttu, et üha rohkem räägitakse meil Eestis rahvastikukriisist. Ja samal ajal tundub, et seda piisavalt ei teadvustata kõikjal. Sellega on nüüd selline huvitav lugu, et kui võtta nüüd päris algusesse, et millal sellest hakati rääkima, siis minu mäletamise järgi see oli veel sügaval nõukaajal, kui edasis ilmusid sellised või selline ka rubriik, eks ole, järje artiklid Iive, et tegelikult selle üle on muret tuntud juba ammu. Aga eks see, mis praegu toimub, on selles mõttes huvitav, et väga palju on sellest rääkinud, kirjutanud, põhjendanud, püüdnud häälekaks teha kõik muud, aga mitte need, kes on need riigipoliitika otsustajad. Et nende jaoks see asi on kuidagi nagu kas teisejärguline või vähemalt mitte see prioriteet, mida tuleb võtta esimesena kohe niimoodi hammaste vahele. Et kui ma nüüd mäletan Eesti suurtest poliitikutest, esimene oli Lennart Meri, kes selle küsimuse üles tõstis. Paraku oli aga see veel sel ajal, kui ta ei olnud president, see oli siis loomeliitude ühispleenumil. 88. aastal. 89 vist, või 80, kusagil sealkandis. See oli siis, kui hakkas juba midagi siin Eestis muutuma. Aga jah, paraku edaspidi, kui ta juba oli poliitikuametis, siis ta sellega enam ei tegelenud. Nii et see probleem on iseenesest just nagu kummaline, et see on suur, see on eksistentsiaalne, seda ei ole mitte ainult, see ei ole minu arvamus, seda on maailmas, Euroopas eriti, kus sündimus on madal ja see probleem on väga terav, seda on igal pool tõstatatud. Aga tundub, et häda on selles, et suurte probleemidega ilmneb üks selline huvitav nähtus, mis nagu inimmõtlemise üks paradoks, nõnda nimetatud suure probleemi paradoks, et suurte asjadega, nendega kuidagimoodi, nad on et see on peaaegu nagu loodusnähtus, umbes nii nagu päike tõuseb, sellega ei ole mitte midagi parata ja me peame siis kohanema aga inimene on ju siiski inimene, kes kriiside puhul suudab päris palju oma otsustustega ära teha ja suuri probleeme tegelikult on ju lahendatud teisigi. Vaat suure probleemi paradoksi üks siuke huvitav nähtus on see, et mida suurem probleem, seda väiksem ta tundub. Või seda rohkem ta tundub niisugusena, et las ta olla, ärme sellega tegeleme, küll ta ise laheneb, küllap keegi kusagil, kuna see on mujal ka, eks ole, et küllap keegi kusagil selle peale juba mõtleb. Et see on nüüd üks põhjendus ja ometi hästi paljud majandusteadlased, kaitseväe inimesed on rääkinud pensionisüsteemiga seoses, see kuulub ka majanduse juurde, et tegelikult see on probleem ja kui me tahame tõesti sama heaolu tasemega jätkata, siis ei ole midagi parata, sest kui ikkagi on niimoodi, et ütleme, iga pensionäri peab ülal pidama juba üks inimene, eks ole, oma sotsiaalmaksudega, et siis on asi katastroofiline, siis lihtsalt enam ei jaksa, nii et see on selline asi, mille halb tulemus on tegelikult täiesti ilmselt nähtav. Absoluutselt nõus ja on ju ka nii, et loodus tühja kohta ei salli. Nii et
probleem pole ainult selles, et me ei jõua tulevikus pensionäre üleval pidada, mis on ka õige. Aga kui meid jääb liiga väheks, siis ma arvan, et tuleb siia teist rahvast ühel hetkel. Ja nojah, meil on ju põhiseaduse preambulat, seda on nii palju tsiteeritud, kõik teavad seda peast. Et eesti keel ja kultuur ja kõik see, millega me oleme harjunud ja mille nimel üldse Eesti riik on loodud vastavalt põhiseadusele. Et see on üks selline suur eesmärk, mida peab ju pidevalt silmas pidama ja võiks siis vaadata niimoodi, et mis tahes asjade ajamisel võiks ju vaadata, kas see on selle eesmärgiga kooskõlas, eks ole. Et see on öelda katusprintsiip, millega võrreldakse teisi tegevusi. Kas need tegevused toetavad seda põhiprintsiipi või mitte? No jah, umbes nõnda see on, aga nüüd kui vaadata kas või inimeste arvamusi ja ajakirjandust ja ka poliitikute arvamusi, siis see rahvastik, see ei ole nagu kuidagi ei ole prioriteetne, ehkki eks ole, näed, kliima on ju saanud prioriteediks, vähemalt poliitikute otsustustes. Me püüame nüüd kuidagimoodi, kliimaministeerium on, eks ole, kohe lausa sellise nimega. Kas me suudame kliimat muuta? Tõenäoliselt on arvamus, et me suudame, ega muidu ei oleks ju taolist ministeeriumi loodud, ega ei oleks muidu kliimat tõstetud prioriteediks, aga rahvastiku puhul on selline huvitav asi on, kui me räägime rahvastikust ja kui me räägime sündimusest, siis umbes nii nagu inimesel oleks kaks elu. Üks elu on tööelu, selleks, et inimene käiks tööl, selleks, et ta maksimaalselt tööl oleks, sellest ju võitlevad erinevad poliitikud, nii et kohe täitsa kõvasti kohe. Tööhõive peab olema maksimaalne, kodus olemine see peaaegu oleks nagu kuritegu, isegi siis, kui sa näiteks 10 last kasvatad. Ehkki laste kasvatamine on ju tegelikult samasugune töö. Aga äkki see on protestantistlik eetika, et sa pead tegema tööd lolliks minemisel? Võt ei ole, see on ainult üks külg sellest protestantistlikust eetikast. Mitte ükski, kui me räägime protestantistlikust eetikast, siis tasuks vaadata kiriku poole, eks ole. Mitte ükski kiriku tegelane pole kunagi öelnud, et töö peab olema laste arvelt. See inimese eksistents, meil on üks elu, aga me räägime tööelu ja isiklik elu ja tööelusse me sekkume pidevalt, eks ole. Aga isiklik elu, see on kuidagi niimoodi, et las nad ise seal tasapisi nahistavad, see ei puuduta mitte kedagi. Ehkki jällegi siin on parasjagu sellist, ütleme siis silmakirjalikkus, sest kui inimene suitsetab ennast surnuks, see puudutab millegi pärast tervet ühiskonda. Ühesõnaga, kui ma nüüd nagu natukene laiendan seda mõtet, et ta võib suitsetada surnuks ennast kodus, aga mitte jumala eest tänaval. Aga isegi kodus suitsetamise eest hoiatatakse. Ütleme, seadus muidugi ei pane seda kinni. Tegelikult praegu ei tohi kodus ka enam, sest naabritele läheb seda suitsulõhna. Aga lihtsalt millegi pärast on kuidagi need asjad lahku löödud ja see on täiesti nagu selline mehhanitsistlik, et meie riigiisad näiteks tõenäoliselt nad on õppinud filosoofiat, tõenäoliselt on nad õppinud seda, et maailm on tervik, et inimene on tervik ja töö ja isiklik elu, need on ju omavahel seotud inimese jaoks. Mitte ükski töö ei ole niisugune, mis ei jätaks jälge kodusele elule ja täpselt samuti, Tallinna Ülikoolis on päris palju magistritöid tehtud teemal töö, kodu ja kodutöö, et kuidas nad üksteist kas siis häirivad või vastupidi toetavad, aga inimene on ju tervik ja kui me nüüd räägime näiteks sellel teemal, et meil on vaja SKP tõsta, eks ole, meil on vaja, et kõik käiksid tööl maksimaalselt. Nüüd, aga millegi pärast me ei räägi ju või me püüame vältida iga hinna eest seda sama näiteks kas või iibe teemat, et see tavaline loosung on see on inimese isiklik asi. Loomulikult riik ei saa kedagi sundida, see on täiesti loomulik. Aga kuna jällegi inimene on tervik, täpselt nii nagu
nagu looduses on, üks asi mõjutab paratamatult teist, töö mõjutab kodust elu, täpselt samuti, kas peres on rohkem lapsi või vähem lapsi, see mõjutab inimese isiklikku elu, aga pikemas perspektiivis see mõjutab ju kogu ühiskonna elu, sest me elame ju koos, inimene on sotsiaalne loom, eks. No ma ütlen loom, ärgu keegi pangu seda pahaks, aga inimene on ju loom. Ainult, et see väike pealiskiht, mis on, mis teeb ta inimeseks, see on see, mis teda loomast eristab, aga see evolutsiooniseadused ja areng ja kõik see on ju ühesugune. Siin me jõuame ühe väga huvitava tähelepaneku juurde, millest me ennist kõnelesime, et bioloogiline pool ja sotsiaalne pool on rahvastiku teemades mitte kattuvad. Ilmtingimata. Kui me nüüd ütleksime niimoodi, et kuidas seda käsitleda, siis nagu ma ütlesin, et inimene on siiski tervik, eks ole. Bioloogia mõjutab sotsiaalset käitumist, sotsiaalne käitumine mõjutab üsna tugevasti bioloogilist, nii et nii või naa see on tervik. Ei ole midagi parata. Muidugi jah, see sotsiaalne käitumine ja hoiakud on hakanud üsna tugevasti ju mõjutama. Võib-olla ma muudan oma küsimust natukene. Me ei saa lahendada bioloogilisi probleeme pelgalt sotsiaalsete lähenemistega, sotsiaalsest aspektist. Ideoloogiaga üksnes. Ega ei saa küll. Sellist ideoloogiaga looduslike probleemide lahendamist on mujalgi, kui me võtame kas või energeetika, aga sellest me täna ei räägi, eks ole. Aga nii või teisiti. Bioloogia ütleb seda, et mis tahes liik, ta esmane ülesanne on jätkuda, eks. Jääda ellu. Jääda ellu mitte indiviidina, vaid jääda ellu liigina. Loomulikult ja inimese kui liigi väljasuremisest praegu meil nagu juttu eriti ei ole ja seda hirmu esialgu ka veel ei ole. Aga kui me räägime näiteks sellest sotsiaalsest poolest, kultuur, eks. Kultuur on ju ka süsteem ja suures osas ta on nendele, ütleme, bioloogiliste süsteemide arengule on ju sarnane. Selleks, et sotsiaalne süsteem püsiks, selleks jätkusuutlikkuseks peab tal olema kusagilt midagi peab juurde tulema. Peab juurde tulema neid, kes seda kultuuri kannavad, eks ju. Ja selline üldine asi või üldine reegel, mida üldiselt tihtipeale poliitikates ei panda üldse tähele. See kehtib nii bioloogiliste kui sotsiaalsete süsteemide kohta. Et need suured süsteemid ei ole lineaarsed. Ei ole niimoodi, et siin võiks veidikese polemiseerida näiteks, et kui palju siis eestlasi peaks olema. Et kas võib-olla aitaks miljon, see oli eesmärk, mille omal ajal Lennart Meri seadis, seda me ei ole saavutanud. Aga 100 000, kas sellest piisaks? Siis võrdlus, et näe, Islandil on 300 000 ja pole häda midagi, aga tingimused on erinevad. Ja nüüd, mida väiksemaks muutub see kultuurikandjate hulk, seda raskemaks muutub igal üksikul seda identiteeti kanda. Sellepärast, et selleks, et keel on erinev, selleks, et kultuuris on mingisugused erisused, selleks on ju vaja neid, kes seda kultuuri kannavad ja ka maksavad selle eest. Teatavast kriitilisest massist me võime rääkida. Me räägime kriitilisest massist, et siis bioloogiliste ja sotsiaalsete süsteemide puhul on täiesti raudne reegel, et seal on murdepunktid. Ütleme, teaduskeeles neid vahel nimetatakse katastroofideks või siis bifurkatsioonipunktideks, kui veel teaduslikumalt väljendada. Aga need on siis sellised punktid, millest alates süsteem ei suuda enam säilitada oma seda seisundit, mis on. Ja süsteem läheb hoopis teise seisundisse ja see teine seisund võib selle esialgse eesmärgi suhtes olla täiesti sobimatu. Kas või see teine seisund võib olla see, et meil ei ole niisugust heaolu või siis me ei saa enam maksta selle eest, et näiteks eesti keel oleks täiesti eraldi, täiesti kasutatav, teistest keeltest erinev.
lihtsalt ei ole selleks ressursse. Ja siis juhtubki siuke värk, et see olemasolev süsteem lihtsalt kollapseerub ja muutub millekski muuks. Ja no see on üks asi, mida noh, ütleme, poliitikud võiksid olla mõtlejad sellises heas mõttes, nagu olid siis Vana-Kreeka filosoofid, eks ole, kes näevad maailma tervikuna, mitte niimoodi, et teeme nii ja kohe asjad muutuvad. Kes ei otsi probleemide lahenduseks mitte ainult ühte teed, vaid mõistavad, et neid faktoreid on mitu. Et see on see asi, mida nagu ütleme selliste suurte süsteemide puhul paratamatult tuleb silmas pidada. No ja rahvastikuprotsessidest rääkides meil on võimalik seda enam-vähem prognoosida, mis juhtuma hakkab. Tõsi, kui me räägime, kas meid tuleb rohkem või vähem tulevikus, see trend võib olla natuke erinev olenevalt olukordadest, aga üldiselt seda suunda me saame ju prognoosida päris täpselt. Me saame täpselt prognoosida seda suunda, lähtudes sellest, kui palju meid on ja arvestades siis niimoodi, et kui palju lapsi võiks sündida. Aga kui palju lapsi võiks sündida, ega me seda päris täpselt ikka prognoosida ei suuda küll, sest see sõltub üsna paljudest asjadest. Ja üldiselt ju ongi, kui räägitakse kriisist, siis tavaliselt räägitakse erinevad materiaalsed asjad, mis võiksid seda prognoosi kuidagi muuta positiivsemaks. Aga väga palju selliseid asju on, me kõiki asju isegi ei tea. Mõned täiesti just nagu juhuslikud sündmused võivad seda sama inimeste sündimuskäitumist, kui niimoodi võib öelda. Mis need on? Kui me läheme tagasi selle sama loomeliitude pleenumi ja Lennart Mere kõne juurde, võib-olla see oli väga edukas kõne, kuna toona meil oli korraga suured põlvkonnad. No ma arvan, et vaevalt, et see kõne üksi, siis oli aeg niisugune, kus oli ootus millegi parema järele, kus oli ootus, et vaat nüüd hakkab midagi nagu muutuma. Ja kõik lootsid muidugi, et elu läheb paremaks, mingi selline udune kujutlus oli, et kõik muutub paremaks. Võib-olla usk tulevikku oli niivõrd tugev inimestel. Jah, vaat see on üks selline asi, mida me ei saa puhtalt niimoodi väga täpselt prognoosida, eks. See on see asi, see sama, ütleme siis taasiseseisvumine, see ju tekitas selle usu, ega siis inimesed ei läinud ilma asjata sinna Balti ketti ja kui see oli see Eesti lauluväljakul, selle lootuse pärast läksid. Ja vaat selline positiivne hoiak tuleviku suhtes, see on päris kindlasti, mis mõjutab. Tihtipeale öeldakse, et sõjahirm on see, mis pärsib, eks. See on üsna tüüpiline väide. Tuleviku ebakindlus. Jah, tõepoolest, tulevik on tegelikult alati ebakindel, ehk inimesel on ootused ja mingid kujutlused. Aga mis toimub? Iisraelist on ilmselt praegu päris mõistlik rääkida, sest seal käib ju siuke paras veristamine, eks. Aga see asi on käinud ju pidevalt. Pidev sõjahirm on olnud, pidev või see teadmine, et iga hetk võib sulle pomm kaela tulla, aga Iisraeli sündimus on 2,9. Ma julgen öelda, et nad on elanud stressis alates aastast 1947. Just kui nende riik moodustati. Aga vaat neid on üleval hoidnud seesama lootus ja usk, et kui me teeme, siis me saame. Siis me säilume. Võib-olla isegi see, et pidevalt on ju juute igal pool kiusatud, maha surutud, nii edasi. Aga võib-olla nende ühiskond on kollektiivsem kui meie ühiskond. Me oleme kindlasti liikunud rohkem individualistliku ühiskonna suunas alates seal 80-ndatest aastatest. Mina ütleks ühe siukse teesi, seda võib ju vaidlustada, et tegelikult ühiskond ei koosne indiviididest, vaid ühiskond koosneb gruppidest. Ja kui nüüd vaadata seda vana Hiina in ja jan kujutlust, eks ole, tegelikult ütleks isegi niimoodi, et ühiskond algab mehest ja naisest, kui nad on koos. Mitte sellest, kui nad on eraldi, võõrad, nad ei tunne üksteist. Tähendab, ühiskonna algrakuke, seda on ka meil kusagil põhiseaduses mainitud, on perekond, inimesed koos.
Vaat sellest hakkab see asi peale ja ma arvan, et võib-olla selline nagu üldine individualismi suunas liikumine, eks see on ju tekitanud Euroopas ka sellesama sündimuse vähenemise, olulisemad on indiviidi huvid, aga ebaoluline on indiviidi vastutus, see ei ole nagu üldse oluline. Loomulikult, et iga inimene soovib nagu enda huvisid realiseerida, see on täiesti loomulik. Aga vaat selline üldine hoiak, Iisraelis on see hoopis teistsugune. Kummaline on see, et näiteks, seda on ka ajakirjanduses siin, ma olen kohanud, et näiteks kui keegi küsib noorelt naiselt või noorelt mehelt, kes äsja on abiellunud, et kuidas siis nüüd on, et millal siis nüüd järglasi on oodata, siis selle peale kommenteerijad ütlevad, ei niimoodi ei tohi küsida, see on ju survestamine. Aga Iisraelis on see täiesti tavapärane küsimus. Ja ütleme siis austatud ja lugupeetud on pered, kus on palju lapsi. Meil kipub vahel olema niimoodi, et kui keegi räägib näiteks peretoetuste tõstmisest, siis leidub kohe kindlasti üks kommentaator, kes ütleb, ei me tõstame peretoetusi, aga niikuinii nad joovad selle maha ja kasutavad selle oma jaoks ja võib-olla sellepärast nad lapsi üldse tegidki, et saada seda toetust, eks. Et see on nagu selline üldine suhtumine ja psühholoogina ma võin ju öelda seda ja ma usun, et inimesed sellega nõustuvad, et inimeste käitumist mõjutavad hoiakud. Ennekõike, mitte absoluutselt, seal on palju teisi asju ka, aga inimeste hoiakud on need, mis mõjutavad inimeste käitumist. Ja tõenäoliselt, see on nüüd üks asi, mida millegi pärast, kui läheb vaidlus perede toetamise peale, siis aga meil ei ole raha, see on liiga kallis, me ei suuda kõike ära osta. Ega ei olegi vaja ära osta. Aga hoiakute muutmine on üks asi, mis on ühiskonnas täiesti võimalik. Sest seesama suitsetamise näide, eks ole, praegu on inimeste hoiakud niisugused peaaegu kõigil, et suitsetamine ongi üks selline asi, mida tasuks nagu vältida. Vanasti suitsetati igal pool, ma mäletan lapsena restoranides, isegi liiklusvahendites, ka lennukis veel. Ma olen sõitnud, kus inimesed suitsetasid. Aasta oli 95. Jah, seda küll, see oli üsna hiljuti. Mitte väga palju aega tagasi, aga nüüd on juba aru saama, et see ei ole okei ja inimestele see ei meeldi. Kusjuures ma mäletan mõningaid ameeriklaste selliseid filmilõike, kus õpetati, kuidas elegantselt suitsetada naistele, eks ole. Praegu on olukord hoopis teistsugune. Mis tähendab, et ühiskond saab muutuda laste sõbralikumaks. Saab küll, jah. Ja see ei maksa ju meile tegelikult mitte midagi. See ei maksa ja nüüd võiks küsida, aga miks ta ei muutu siis? Aga miks ta ei muutu? Aga kes on need, kellel on kõige rohkem võimekust ühiskonna hoiakuid muuta? Loomulikult need, kes on, ma ütlen seal, kui ma ütlen mäe peal, eks ole, see tundub võib-olla liiga otse ütlemisena, aga tõepoolest need, kes on võimul, need, kes on arvamusliidrid, eks ole, need, kes teevad poliitikat näiteks, sest kas või see kliimapoliitika, mis on nüüd tekkinud, see on ju ülevalt poolt alanud. Loomulikult altpoolt ju saab ka üht-teist mõjutada, aga need hoovad on tegelikult ikkagi nende käes, kelle käes on meedia, kelle käes on, meedia on meil küll vaba üldiselt, jah, aga kelle käes on need mõjutusvahendid kas või materiaalsed, nii edasi. Et see hoiakute muutmine võiks ju alata sealt, aga ma ei hakka siin nüüd, ega kõik hetked pole meeles ka, kus üsna paljud poliitikad on niisugused, mis ei ole üldsegi mitte peresõbralikud, mis ei ole üldsegi mitte toetavad neile, kellel on lapsi rohkem. Ehkki laste toetused on olemas selle kohta, heidetakse vahel ette, et aga mis te räägite, meil on ju parimad laste toetused, tõepoolest nii see on, aga see on see materiaalne pool. Aga see hoiakute muutus. Millegi pärast, ma vaatasin huvi pärast, et kuidas on see nõnda nimetatud emaduslõiv. See on siis see, et kui ema on lastega kodus ja pärast läheb tööle, siis üsna sageli on niimoodi, et ta hakkab palka märksa vähem saama, ta paigutatakse üsna kehvemale töökohale. Eesti on selles osas
Euroopas peaaegu liider, see vahe on kõige suurem. Tähendab, meil on halvasti selle asjaga. No jah, ütleme niimoodi, et võiks olla parem. Ma ei ütle seda, et nüüd poliitikud saaksid seda niimoodi hopsti muuta, aga näiteks Iisraelis ei ole niimoodi. Teistes riikides on see ka oluliselt väiksem, näiteks Prantsusmaal. Loomulikult seal ka lähevad emad pärast laste sünnitamist tööle, aga vaat nii suurt vahet ei ole. Võib nüüd öelda muidugi, aga näed ettevõtjad, eks ole, et riigil pole sinna asja. No aga kes lõpuks korraldab neid reegleid, mille järgi meie ühiskond toimib, ikkagi riik. Ja siis, kui nüüd vaadata veel näiteks kas või erinevate terminite kasutamist, siis on nagu kaks sellist mõistet. Pronatalistlik poliitika ja antinatalistlik poliitika. Ja pronatalistlik peaks siis tähendama niisugust poliitikat, mis igal juhul soodustab laste sündi, toetab laste sündi igal viisil, eks ole. Ja nüüd niipea kui öelda pronatalism või pronatalistlik poliitika, siis tihtipeale tõstetakse kohe suurt kisa, mis see tähendab, et naine peab kodus olema ja pliidi juures ja kahjuks seda on isegi meie peaministri suust sellist ütlust kuulda olnud, et meil on nagu jõude, kes tahavad naist uuesti kööki pliidi juurde. Ma just tahtsingi siia jõuda, et meil on tegelikult risk seda saadet tehes ka, kuna me oleme mehed. Ja öeldakse niimoodi, et mehed ei peaks sellel teemal, eriti keskealised ja vanemad mehed ei peaks sellel teemal üldse midagi arvama, et see on rohkem asi, mida naised saavad otsustada, kas nad sünnitavad, kuna nad sünnitavad, mis kahtlemata on ka õige. Aga mida sellisele kriitikale vastu öelda? No sellele kriitikale võiks vastu öelda, et sama juttu on rääkinud ka naised ja nad räägivad seda veidi teistmoodi. Nad räägivad seda umbes niimoodi, et aga okei, mul on laps, ma jään koju ja ma lähen tööle ja ma hakkan vähem palka saama. See on see sama jutt tegelikult. See on vale, et see niimoodi on. Miks seda mehed räägivad, tihtipeale öeldakse, et mis need vanad kännud seal õiendavad. Aga vanadel inimestel on üks eelis noorte ees. Nad on need halvad asjad läbi elanud, nad on omal nahal paljusid asju tundnud, nad mõningaid asju teavad oma kogemustest, nii et selles mõttes lihtsalt see, kas keegi on noor või vana, see ei peaks olema nüüd argument. Ja küsimus ei ole siis, ma ei ole kordagi kasutanud sõna, et naised peavad sünnitama, ei pea, see on vaba valik loomulikult. Aga poliitika peaks olema niisugune, mis teeks selle sama sünnitamise, mida naised üksi suudavad teha, mehed ei suuda ju seda, eks ole. Mis teeks selle niisuguseks, mis ei oleks liigne koorem, mis ei tekitaks ebavõrdsust. Teisisõnu tuleks stimuleerida neid, kes tahavad sünnitada. Aga pronatalistlik poliitika ei tähenda seda, et naised on kodus. Selle kohta hiljuti ilmus Paul Morlandi väga vahva raamat ja jäänud kedagi. Seda soovitaks kõigil nagu siis lugeda. Ta kirjutab seal... Siin on viide ühele lastelaulule, kus oli 10 väikest. Ma ei hakka nüüd välja just. Et mida vähem meid sünnib, siis varsti ei olegi enam kedagi. No see on täiesti paratamatu, iga, kes matemaatikat tunneb, saab seda ise nagu välja arvutada. Ta räägib seal progressiivsest pronatalismist, mis ei tähenda üldse seda, et keegi peab millestki loobuma, vaid tuleb toetada seda, mis soodustab laste sündi. Tuleb vähendada neid pidureid, tuleb vähendada ka seda meil Eestis väga tugevat ebavõrdsust, mis seda naiste diskrimineerimist. Kas või sel moel, et see on ju töö, eks ole, laste kasvatamine paratamatult on töö. Kas sellest tuleb ühiskonnale kasu? Loomulikult tuleb, kas või sel teel, et tulevad uued maksumaksjad ja nii edasi. Loomulikult on see rõõm perekonnale, aga see ei peaks niimoodi olema, et kui sul on lapsed, siis sa elad märksa raskemalt, sa pead rohkem maksma, laste ülalpidamine ju maksab ja selle kohta on ju siin siis Indrek Neivelt ja Heido Vitsur on teinud suurepärase ettepanek. Hakkame maksma palka. Ja Heido Vitsur on teinud suurepärased ettepanekud ja neid on rohkemgi olnud. Et seda ei pea käsitlema ainult kui niisugust asja, et las see olla, eks me pärast vaatame. Eks. Et kuna see on ühiskonnale vajalik, siis ühiskond peab seda toetama, sundima mitte mingil juhul. Loomulikult me oleme vabad inimesed ja meil on õigus otsustada.
aga me ei tohi tekitada, me räägime küll, et me läheme võrdsuse suunas, aga võrdsuse suunas paraku põhiliselt selles suunas, et kõik saaksid aga tööl käia, ainult tööl. Just nagu see kodune elu, see ei mõjutaks ühiskonda üldse. Et me peame sellise ebavõrdsuse likvideerima. Esialgu seda ei ole meil ju tehtud. Jah, selleks on arutelu, debatt igati vajalik, mida nüüd Postimehe vastavad rahvastiku fookusküljed kindlasti edendavad. Aga üks niisugune tõsine takistus kogu selle arutelu juures on veel, et seda kiputakse nägema aeg-ajalt läbi poliitilise prisma, mis tegelikult ei ole poliitiline küsimus. See on samasugune üldine rahvuse alalhoiu ellujäämise küsimus, nagu meie julgeoleku küsimus, mis ei ole parteipoliitiline, see on ikkagi parteiülene küsimus. No ma ütleks enamgi veel, kui meie sündimus niimoodi kõvasti langeb, kui lapsi juurde ei tule, siis kannatavad nii mehed kui naised, nii üksikud kui perekonnas, nii LGBT, nemad kannatavad, kõik kannatavad, terve ühiskond kannatab, eks ole. Nii et see on tõesti eksistentsiaalne küsimus, samamoodi nagu on kaitse. Ja see nüüd, et paratamatult või ütleme siis paraku, sellest on ennekõike kujunenud selline erakondade vaheline, kes pakub rohkem, kes hakkab teisele turja, et sinu pakutud asi see ei kõlba, umbes niimoodi käib siuke kemplus, et see peaks olema erakondade ülene. Ja kuna neid ka selles äsja ilmunud lehes on neid erinevaid ettepanekuid, siis keegi peab ju need kokku võtma, eks ole. Keegi peab neid sõeluma, analüüsima ja meil ei olegi praegu, meil on kliimaministeerium, terve ministeerium tegeleb kliimaga, eks ole. Seal on muidugi teisi asju ka. Meil on olnud 2 perioodi rahvastikuminister, aga ta oli portfellita minister, tal ei olnud suurt meeskonda. Ta oli portfellita ja paraku see ministri koht likvideeriti, sest üks meie endisi väga edukaid peaministreid, mujal edukalt küll, ütles, et keegi ei saa aru, millega ta tegelema peab. Peaks siis võib-olla inimesi koolitusele saatma, et nad mõistaksid, et see sama rahvastikuprobleemid on eksistentsiaalsed. Et meil peaks olema mingisugune kehand. Ma ei ütle, et see peab olema tingimata minister, aga see peab olema üsna suurte volitustega, kes võtab kõik need asjad kokku ja püüab välja töötada mingisuguse strateegia, sest hämmastav küll, erinevaid ettepanekuid on olnud varemgi. Meil oli ka üks selline, ütleks peaaegu, et kampaania, sest ta lõppes üsna sellise susinaga rahvastikupoliitika 2035, mida arutati, vaieldi ja tegelikult see jäigi vastu võtmata. Jällegi, ei ole ju kedagi, kes prooviks seda protsessi viia lõpuni ja teha kõigile selgeks, missugused asjad on olulised, mis mitte. Kui meil oleks rahvastikuminister, kui tal oleksid volitused, loomulikult tema üksi ei mõjuta seda sündimust, aga ta analüüsib kas või erinevaid seadusi. Meil on ju päris palju seadusi, mis otseselt töötavad vastu rahvastiku siis või ütleme laste sündimusele, eks ole. Miks need seadused on? Sest keegi pole peaks mõne näite tooma siin. Siin, mis on näiteks kas või tervisekindlustusega. Tervisekindlustusega on ju nõnda, et need emad, kes on kodus, neil ei ole tervisekindlustust. Mis on täiesti uskumatu. See on uskumatu, vanasti oli niimoodi, et kuidagimoodi, ma ei ole jurist, ma ei oska seda asja nii täpselt seletada, aga mul lapselapse abikaasa praegu on 2 lapsega kodus, tema ütleb jah, et tema tervisekindlustus kas nüüd kadus ära või kaob ära, see on nüüd aja küsimus, et sellepärast, et ta on kodus, ta on kodune. Vanasti oli see lahendatud teisiti, abikaasa kaudu oli kuidagi võimalik see tervisekindlustus vormistada. Kas ta on siis samasugune looder, nagu on mõned, kes üldse tööle ei käi ja lihtsalt niimoodi longivad ringi ja ühiskonnale kasu ei too. Või on siiski see ühiskonnale kasulik, et ta näiteks lastega tegeleb kodus. Et see on üks selline näide ja ma ei räägi muidugi sellest, et
kui meil tehti see 3 lapse lisa toetus, siis tuli järgmine valitsus ja annulleeris selle kohe, jällegi mõistmata, et loomulikult iga laps on väärtuslik, nii esimene kui 3, aga veel kord, ühiskondlikud protsessid ei ole lineaarsed. No siin on üks nüanss veel, ma vabandan, et hüppeliselt kulud suurenevad 3. lapse puhul. Mul on ühed sõbrad, kellel tuli 3. laps, nad pidid hankima suurema auto, ainuüksi üks näide. Ja riided kuluvad ära, muidu on, et 1 lapse riided annad teisele lapsele, aga 3. enam ei jagu ja nii edasi ja nii edasi. No see materiaalne pool, see on hästi välja arvutatud, kui palju maksab 1 lapse, ütleme siis üles kasvatamine. Kui ma nüüd õieti mäletan, oli üks kommenteerija, kes usinasti kommenteeris, praegu ta kahjuks on surnud. Kui ma nüüd õieti mäletan, mingi 200 000 vist on see summa umbes või oli see isegi rohkem, millega tuleb arvestada, kui sul on laps, eks ole. Et kui sa ise pead selle kõik maksma, siis ongi see küsimus, et sa pead võtma lisatööd ja nii edasi. Ja see minu meelest see põhiline viga, mis oli see, et tõepoolest nii esimene, teine kui 3. laps on ühtviisi vajalikud, aga protsessid on ebalineaarsed. No kas või seesama, mis sa ütlesid, et 3. lapsega järsult suureneb see. Järelikult ei ole niimoodi, et me peame kõigile ühtviisi. Loomulikult on oluline soodustada ka esimeste laste sündi. Ja mis on veel huvitav asi, et ütleme selline ideoloogia, et kõigepealt tuleb kool lõpetada, siis tuleb karjääri teha, siis tuleb seda, siis võib lastele mõelda. Paraku on niimoodi, et selle kohta ütlevad lastearstid päris kenasti, et mida hilisemalt laps sünnib, seda suurem on tõenäosus erinevate kaasasündinud riketega seoses. Et seda asja peab kuidagi ühendama. Kui ütleme, noortel õppimise ajal on tõesti üsna raske, kui neil on laps ka. Aga siis järelikult ühiskond peab seda kuidagi toetama, et ei oleks raskem. Sest see nüüd, et nüüd on meil juba üsna tüüpiline, et väikeste lastega reisitakse igal pool. Tingimused on sellised, et see on võimalik. Aga mõni aeg tagasi oli ju nõnda, et kui sul oli laps, siis sa pididki kogu aeg piirama ennast, sa ei saanud reisile minna, sest kelle juurde sa lapse jätad ja muud taolised asjad. Et tegelikult on nõndamoodi, et need, kes kasvatavad lapsi, eriti naised, nendel on märksa suurem koormus ühiskonnas. Ja tegelikult, kui palju on mõeldud selle peale, et seda, ma ütlen veel kord, sotsiaalset ebavõrdsust vähendada. Ega just eriti ei ole seotud seda prioriteediks, aga muidu selline võrdsuse taotlus, see on igati positiivne. Ja ma arvan, et meil on tõesti Iisraelist õppida. Me oleme ka sel teemal avaldanud kaastöid Iisraelis elavatelt inimestelt, mis seda mudelit kirjeldavad. Tõepoolest, paljudes riikides on praegu probleeme sündivusega, aga Iisrael on suutnud selle enam-vähem kontrolli all hoida. Nad suudavad rahvastikku taastoota. Kusjuures seoses Iisraeliga hämmastav on see, et niipea kui sa tood selle Iisraeli näite, siis neil on seal hoopis teistsugune kultuur ja nii edasi. Kui on teistsugune, siis vaadakem, mis asi see on. Mille poolest teistsugune? Mille poolest, mis hoiab neid üleval, mis teeb neid ühiskonnaks, mis on tõesti jätkusuutlik. Eesti ühiskond, ma pean ütlema küll, et nende tendentside jätkudes ei ole jätkusuutlik. Ükskõik, kui palju me ka identiteeti püüaksime hoida, individuaalselt, eks ole. Sest ma kujutan ette, et praegu on meid kusagil seal 800 000 või üle selle veidi neid identiteedi hoidjaid. Aga kui meid on, kui meid on 100 000, kas siis see õnnestub? Aga kui meil on 100 inimest, meil on jube tugev identiteet, ei õnnestu ju säilitada siis ei riiki, ei kultuuri sellisena, nagu ta on. Nii et neid asju tuleks vaadata nagu laiemalt ja täpselt samuti sündimusega seotud tegureid ei ole üks. Ei ole niimoodi, et maksame raha ja kohe sündimus kasvab. Ehkki see mõjutab. On väga palju teisi asju ja üks põhilisi asju, mis tegelikult mitte midagi ei maksa, on proovida hakata muutma inimeste hoiakuid.
ja kõigepealt just sellega peaksid algust tegema poliitikud. Väga hea, meil on jäänud mõned minutid saate lõpuni. Ma usun ja väga loodan, et see Postimehe rahvastiku külg pakub lahendusi, et me kestaksime edasi. Aga nüüd, kui me lõpuks pakuksime välja mingisuguseidki lahendusi, et mitte lõpetada pessimistlikult. No. See poliitikute poole pöördumine mind, ütleme, väga julgeks ei muuda, kuigi me peame seda tegema. Aga sai siin tehtud omal ajal Riigikogu toimetiste number 50 esitlus aasta tagasi ja mulle tundub, et sinna ta on jäänud tolmuma. Kuigi ma tean, et nüüd märtsis tuleb jällegi üks uus üritus Riigikogus, kus räägitakse rahvastiku asjadest. Väga head esinejad, demograafid. Tahaks näha, kui palju seal saalis on Riigikogu liikmeid. Aga see selleks, kuidas me saaksime nüüd midagi optimistlikku öelda? No mina ütleksin optimistlikult siis seda, et inimene saavutab seda, mida ta tahab. See tundub küll täiesti utoopilisena, ma tahan ju väga palju, eks ole. Aga ütleme niimoodi, et protsessid ühiskonnas on tõenäosuslikud ja seda on ju sportlaste juures märgatud, et sportlane läheb võistlusele, kui ta mõtleb umbes niimoodi, seda on spordipsühholoogid kirjeldanud, et ma lähen ja võib-olla õnnestub, seal on see tugev vastane, ma ei ole kindel. Ja teine sportlane ütleb, et ma lähen ja ma võidan ja sellel teisel on suurem tõenäosus. Võitja mentaliteet peab olema. Võitja mentaliteet ja selles mõttes selline lihtsalt soigumine, küll on asjad halvad ja nii edasi, see ei aita midagi. Ma püüan vähemalt selles rubriigis leida neid asju, neid ettepanekuid, olgu neid, ma ei tea, 100 rohkemgi, aga mida rohkem on ettepanekuid, siis sealt on võimalik välja sõeluda seda, mis on positiivne. Ja kuna erinevate riikide kogemus ju näitab, et ei ole see sündimuse langus igal pool niisugune, nagu ta meil on, siis tuleks vaadata, mis seal on teistmoodi. Prantslastel näiteks on asjad hoopis paremad. Sakslased väga madala sündimusega. Päris ammu juba mingi 20 aastat tagasi on hakanud otsima neid asju, millega seda muuta. Üks selline oluline asi näiteks. Ühel inimesel ei ole üldse lapsi, teisel on 1 laps, kolmandal on 10 last. Aga nende pensionid, kuidas on, kipub olema pigem niimoodi, et see lastetu saab kõrgemat pensioni, sest tal on rohkem staaži, palk on olnud ja see 10 lapsega seeb oluliselt vähem. Aga kes seda palka maksavad? Need samad lapsed ju maksavad, kes on üles kasvatatud oma sotsiaalmaksu kaudu. See, et ma olen eluaeg töötanud ja nii edasi ja sotsiaalmaksu maksnud, see sotsiaalmaks on ammu kadunud, ära kulutatud. Aga vaat see sotsiaalmaks, mida lapsed teenivad, sealt tuleb ju see pension. Järelikult, seda on Saksamaal ka selliseid ettepanekuid tehtud, see, kellel on rohkem lapsi, selle pension peaks olema oluliselt suurem. Üks ettepanekutest on ka selle sama nädala Heido Vitsuti ettepanekute hulgas, mis on siis doktor Margus Punabi väga lühidalt esitatud 10 ettepanekust nagu lahti kirjutatud. Ja see on täiesti loomulik, et kui sa oled tõesti rohkem lapsi kasvatanud, kes rohkem sotsiaalmaksu maksavad, siis sa peadki saama rohkem pensioni. Jah, kõlab väga loogilisena. Teisiti see ei saagi ühiskonnas olla. Teine variant on see, et riik ärgu maksku üldse pensioni ja siis need on paratamatult paremas seisus, kellel ongi rohkem lapsi, eks ole? Ja, me võime mõelda ka sellise üsnagi äärmusliku, aga traditsioonilise lähenemise peale, nii see oli vanades ühiskondades. Sest alati, kui räägitakse konservatiivsusest, siis see kipub olema selline väga, väga negatiivne ja nii edasi. Aga pange tähele, selle kohta on Franz Kafka öelnud sellise väga huvitava lause, et minevik on meie tuleviku tee. Minevik on toonud meid siia ja jätnud meid ellu. Järelikult me peaks vaatama sealt minevikust seda, mis on positiivne. Ja ega siis taluperemehed ju, miks neil nii palju lapsi oli? Jah, loomulikult tööd oli vaja teha, aga neil oli ka kellele see maailm jätta. Aga kui lapsi pole, siis pole ka maailma kellelegi jätta ja
Ja seda räägivad jälle paljud psühholoogid, kes on olnud nõustajad vanade inimeste puhul, et kui ikka vanadus on juba käes, päris selline sügav vanadus ja surm juba vaatab sealt kusagil nurga tagant, eks ole, et siis üks kahetsus, need, kellel ei ole olnud lapsi, et oleks ma ometi omal ajal, siis oleks mul praegugi olnud nagu mitte, et lõbusam surra, aga mul ei oleks olnud nii raske surra, sest ma tean, et minust jääb siia midagi maailma. No see kõlab küll väga pateetiliselt, aga ja ega noorest east selle peale ei mõeldagi. Aga traditsioonilistes ühiskondades on see kuidagi iseenesest inimeste mõtetes sees. Selle olulise mõttega me ka lõpetame. Aitäh, Aavo-Rein Tereping, selle meeldiva vestluse eest. Aitäh. Ja ma soovin loomulikult edukaid järgmisi Fookuse lehekülgi. No ma võin kinnitada, et tuleviku autorid on sama põnevad kui need, mis juba on olnud. Väga hea. Nii et selline oli meie äsjane Raudsaare dialoogide saade. Olukord pole lootusetu, aga me peame sellest rahvastikukriisist rääkima, kui me tahame ellu jääda rahvana. Ja mul on tunne, et me ikkagi tahame. Mõelge selle peale, kõike paremat, olge terved, kohtume nädala pärast.